Värsked lapsevanemad on sageli kimpus küsimusega, kui tihti ja mis vahenditega tuleks beebit pesta. Ka vastsündinud last on kõige parem pesta ikkagi kraani all, kasutades jooksvat vett. Oluline on enne beebi veega ülekastmist kontrollida vee temperatuuri. Vesi võiks olla mõnusalt soe. Pese oma beebi silmi ja nägu täpselt nii, nagu peseksid enda oma. Beebi puhul on oluline kontrollida ka kaela voldivahesid, et sinna ei jääks mustust. Lisaks kraani all näo pesemisele tuleks beebit igapäevaselt ka soojas ja puhtas vees vanitada. Seebi ja šampoonide kasutamine ei ole vajalik. Igapäevane vanitamine aitab vältida väikese kehakese voldivahede haudumist. Voldivahede igapäevase veega puhastamise kõrval on vähemalt sama oluline nende hiljem kuivatamine. Pärast pesu kuivata voldivahed rätikuga. Näo ja pepu jaoks kasuta eraldi rätikuid. Pepu pesemise puhul on oluline leida aga beebi hoidmiseks sobiv haare. Et selle käe paned siis siia alla, lukustad ära selle, et võtad siit kinni. Et ei lähe sul kuskile nagu kaotsi. Pepu pesemisel pese beebit nii tagantpoolt kui eestpoolt. Jälgi, et kõik voldivahed saaksid puhtaks pestud. Kui beebile on veel nabakõnt küljes, siis võib ka beebi naba kohe voolava vee all ära puhastada. Kõrvu ka puhastatud, kõrvu ei pea kuidagi eraldi puhastama. Et kõrvad lihtsalt, et oleks peale vanni, oleks puhtaks kuivatatud, ja kõrvatagused täpselt samamoodi imasugusel. Võiks need kõrvatagused ka vaadata, siia kõrva taha jääb ka väike voldikene. Esimesel kuul üldse ei soovita mingisugust kreemi peale panna. Aga edaspidi siis võib olenevalt siis selle nahatüübile, et kas ta siis on kuiv see nahk. Väikestel beebidel võib silmadesse koguneda rähma, mis võib muuta silmad põletikuliseks. Sellisel juhul tuleks beebi silmi puhastada läbi keedetud sooja veega, kasutades marrilapikesi. Kasuta mõlema silma puhul eraldi lapikest. Tõmbad selle rähma niimoodi nina juure ja nina juure pealt alla. Ja siis viskad selle minema ja teise silma jaoks võtad uue. Soovime teile palju ilusaid ühised hetki. Kuidas sul läheb seal, mu väike plika? Siin väljaspool on kõik teistmoodi. See tõenäoliselt ajab su nutma. Aga ära muretse, sul saab alati olema mugav. Oma esimese kallistuse saavad nad sinult. Veendu, et järgmisedki on sama õrnad. Hagis vastsündinu mähkmed on valmistatud eriti pehmest materjalist, mis kaitseb beebi nahka ja imab vedela väljaheite sekunditega. Ma kannan sinu eest hoolt. Hagis Elite Soft mähkmed, õrn nagu ema kallistus.